Tere hommikust! Pole ammu näinud ega rääkinud. Teie jaoks kindlasti, ma tahan loota, et teie jaoks nii ammu ei ole, sellepärast et minu jaoks on olnud suur auk. Aga ma loodan, et nüüd enne, kui ma selle video olen saanud üles panna, olen ma pannud ka nüüd 1 või 2 eelmist videot, mis mul on ka tegelikult tehtud, aga pole kokku pandud, üles pandud. Ühesõnaga, tere hommikust, kell on 10:20 ja meie sõidame praegu perearsti juurde, sellepärast et beebil on aeg saada vaktsiini. Ja mul on täiega olnud niisugune tunne, et ma tahaksin filmida, ma tahaksin jäädvustada ja ma võiks seda ju muidugi niisama enda jaoks ka teha. Ma filmin muidugi kogu aeg beebis klippe ja nii edasi, aga ma lihtsalt tunnen, et ma tahaks seda igapäevaelu, pereelu filmida, jäädvustada, nii-öelda koduvideoid teha ja siis panna, miks mitte panna ka teile need ülesse. Aga enda jaoks eelkõige, et jääks selline tore mälestus. Beebi räägib seal taga. Et jah, nii et ma tundsin juba tükk aega, et ma tahaksin filmida. Ja ma mõtlesin, et ma proovin tänas filmida, sest et ega eelmised korrad väga hästi välja pole tulnud minu meelest, sellepärast et nii hektiline on kõik. No muidugi vaatame, kuidas täna selle vaktsiiniga läheb, aga igal juhul plaan on selline. Aga nüüd ma sõidan ilusti kenasti sinna perearsti juurde. Vaja siia selle telefoni hoidjat tagasi, mis mul oli mu eelmises autos. Et ma saaks paremini filmida, ma ei peaks käe sõidma, sest et ega see väga hea ei ole. Aga ühesõnaga, ma tahtsin seda öelda, et ma arvasin, et ta saab ühe vaktsiini veel neid suukaudseid vaktsiine, aga täna oli ka esimene süst. Ma jälle põen, sest ma olen põdeja. Loodan, et ei teki palavikku või midagi. Aga eks siis ole näha. Ma tegelikult tahtsin läbi käia Mustakalt ühes pagari kojast ja osta seal saiakesi, aga see ma ei hakka siis täna minema ikka. Ma ei tea, äkki tal kehv olla või midagi. Ühesõnaga, vahet pole need. Ma ei hakka minema, aga ma vist käin toidukast läbi. Mõtlen, et muidu mul ei ole soolast toitu midagi vist kodus. Ja, et ma lähen käin läbi toidupoest. Ja siis ma loodan, et ta selle peab vastu. Mul vent müriseb, ma loodan, et mind on kuulda. Ma ei taha väga kõvasti rääkida käes, mul beebi magab siin. Just hoidsin ta jäi magama ja võtsin just endale pitsa välja, hakkan seda sööma. Ühesõnaga käisin poes ära ja tulime koju tagasi ja siis oligi toitmine ja magama jäämine. Aga nüüd on niimoodi, et Hugo käib nüüd mul siin kodu juures lasteaias. Me tegime ümberkorralduse, vahetasime lasteaeda ja nüüd me enam maal ei käi. Ta läheb siit kodust iga hommik lasteaeda ja nüüd ma peangi talle järgi minema kuskil poole tunni pärast, nii et beebi kahjuks saab vist nii vähe magada. See ei ole üldse hea, eriti arvestades seda, et ta sai just neid vaktsiine ja asju, aga midagi ei ole teha. Nii et nüüd on selline, minu jaoks selline 20 minti aega, et ma söön ära, vaatan mingit videot võib-olla YouTube'ist ja siis lähme Hugole järgi. Beebi ärkas ise üles, tegi väikse 35 minutit und. Nii et nüüd me saamegi hakata kohe minema, sellepärast et ma pean kuskil 10 minuti pärast olemagi tal järgi seal, sest neil on söögiaeg läbi. Nii et ma hakkame kohe minema, vaatan siin veel Maljuka vlogi lõpu ära, et seda ma vaadata ei saa, kui Hugo kodus on, sellepärast et keelekasutus ei ole lapse kõrvadele sobilik. Aga jah, ma vaatan ruttu selle lõpu ära ja jah, kõik hästi ja jumal küll, kogu aeg seal kõhib midagi ja mõtlen, kas pean seisma jääma või ei pea, et kas kõik on hästi. Ühesõnaga, lähme nüüd Huksikule järgi. Väga põnev veel iga kord, kuidas ta seal läheb ja kuidas kas tal oli tore ja kas ta sai mängida ja kellega ta mängis ja nii, et tema on väga põnev veel juba, et saaks tal järgi minna. Vaatame, mis ta siis arvas lasteaiast.
sulle? Siuke pan. Tai. On või? Oo, vau. See oli tore päev. Jess. Ja kojus kõik duši all lihtsalt tudisse minna. Siim läks lastega maale ja ma olen käinud Ülemistel. Tegelikult ma peaks tegema arvutis töiseid asju, aga ma tunnen, et mul on vaja korraks käia enda tassi täita Ülemistel. Nii et lähme käime Ülemistel, vaatame, mis poodides on. Tegelikult ma tean juba ühte asja kindlasti, mida ma olen silma peale pannud, mida ma tahan ära osta, aga ma just pärast näitan, mida ma ostsin. Ma tunnen, et mul on nii palju asju, mis on vahepeal juhtunud, millest ma tahaksin rääkida. Ma teen seda kindlasti mingi hetk. No vaatame, millal see sobiv hetk on, aga praegu ma ei taha rohkem siin enda seda üksi olemise aega raisata, nii et lähen kohe Ülemistele. Tulen tegelikult New Yorkerisse seda kampsunit, mis ma ostsin roosat ostma või mis ma näitasin, aga see on otsa saanud, nii et selles ma jäin ilma. Ja siis käisin Popis, ostsin Ugala paar asja ja nüüd ma käin siin seis, äkki ma leian sealt midagi niukest bluusi või roosat kampsunit või sellist. Jõudsin just koju sealt Ülemistelt. Ma näen nii väsinud välja, aga see on võib-olla sellepärast, et ma olengi väga väsinud. Tõesti näen väsinud välja. Aga ma käisin täna Prismas päeval ja siis ma leidsin sealt mingi sellise kalasalati. Ja ma lootsin, et äkki see on Skageni sarnane. Ühesõnaga, ma kohe proovin seda võiku peale, mul on nii kõhtühi. Nii et vaatame, kas see on hea. Võib-olla ta on natuke liiga magus mu maitsele. Tegin 2 võikut küll praegu sellega ja proovisin ühe ampsu. Tsipandiga magus. Võib-olla ma tegin muidugi saiade peale. Et võib-olla kui oleks teinud leiva peale, siis oleks on täpselt paras, aga ma tegin saia peale. Nii, ma söön need võikud ära. Tegin endale väikse kohvi, sest et siis ma äkki jõuan ka tööd teha. Ja siis ma näitan teile, mis ma ostsin ka kohe. Kuidagi nii pimedaks on läinud. Kell on 7 tegelikult, õues on tuul ja pilved. Sellepärast vist on selline pime valgus siin. Aga ma läksin ostma tegelikult ühte seda kampsunit, millest ma rääkisin ka enne. Ma proovisin seda selga. Panen pildi siia. Millegi pärast ma ei ostnud seda. Ma ei tea miks. Ja nüüd täna seda oli ainult mingi L-suuruses alles 1 tükk. Nii et sellest ma jäin ilma praegu. Müüja ütles, et tuleb võib-olla juurde, ei tea millal. Aga ma ostsin selle sama kampsuni endale siis sellise. Beeži värvi. Tundub väga ilus. Ma ei viitsin seda selga proovida. Aga New Yorkerist 1999 vist hind, jep. Ja tundus, et no okei, peale roosat see oli parim valik. See oli ka halli ja mingit värvi veel. Igastahes mina võtsin selle. Ja rohkem ma sealt ei ostnudki. Ainult selle kampsuni. Siis ma läksin edasi Poppi. Popist tõssin Ugole 2 kindad. 2 paari on 12,90. Siin on mingid hallikad või tumesinised ja mustad sõrmikud, ühesõnaga hooajaks. Ja siis ma leidsin sealt ühe selle T-särgi. Selle ostsin ka talle lasteaia jaoks. Ja siis ma läksin edasi siin seisse. Proovisin veits normaalsemaks teha seda olemist. Aga siin seist, mul on tegelikult mingi põud mingite bluusidega, mida ma ei leidnud. Nii et ma ostsin endale lihtsalt ühe T-särgi. Sellise. Et oleks nagu vabal ajal lihtsalt käia millegiga. Siis ma tunnen, et mul ei ole mitte midagi selga panna nagu särke just. Ja see oli 3,99. Ja siis ma leidsin sellise kampsuni.
mis on küll suur, 80. Aga siin on kirjas, et see on 100% puuvill. Ta on väga nunnu niuke südamekestega kampsun Peipsule. Ja see oli 5,99. Tõesti on paks ja tundub mõnus materjal. Ma muidu väga palju asju siin seist lastele ei osta, mis minu meelest nad lähevad suht kohe koledaks. Ja ma ei tea, ei ole kuidagi sattunud sinna neid osta. Noh, ma olen mõnikord proovinud küll osta, aga see ei ole mu esimene eelistus, siis ütleme nii laste riiet ostmiseks. Ja siis ma leidsin sellise podiga. See on väga nunnu. Muidu saab selliseid asju osta pigem H&M-ist. Aga H&M on ju ülemistel kinni. Nii et selle ma sealt leidsin ja see oli 3,99. See läheb talle praegu selgaga. Ja see on tõesti väga heas materjalis ka, väga mõnus käe all. Nii et need olid siis sealt ostud. Rohkem ma sealt ei ostud. Ai, valetan. Mul tegelikult oli vaja beebi mänguasjade hoidmiseks siia elutuppu ühte korvikest. Ja ma arvasin, et ma saan Ikeast, aga leidsin hoopiski selle siin seist. Ja see tundus väga okei ost ja 5,99 oli tema hinnaks. Nii et selline korv läheb siis kuskile siia, et panna beebi mängused kõik kokku. Nii, ja siis ma läksin edasi Saarasse. Saaras ootas mind üks pakk ja ma ostsin sealt ka koha pealt riidid. Aga need riided on kõik Hugole. Hugol algas lasteaed. Tal suvepuhkus sai läbi ja tegelikult tal algas lasteaed, nagu ma ütlesin, meie kodu juures. Nii siis mul ei vaja teha mingit lasteaia shoppingut. Ta on nii palju kasvanud ka suvel, reaalselt. Tal on enamus riidid väikseks jäänud. Enne tal oli pükste sahtel pungil. Nüüd seal on mingi paar üksikut püksid. Ühesõnaga, ta on hullult kasvanud. Nii siis ma ostsin talle dressi komplekti, sellise rohelise. Ja pusa on juures. Tundus täpselt see, millega käia lasteaias. Väga hea komplekt. 10,99 oli see. Ja püksid olid vist 6,99. Jep. Nii et väga tore komplekt. Siis ma ostsin sellise halli komplekti dresse. See oli 9,95 on dressid. Ja kampsun ka sinna juurde. See on 11,95. Ja ühe pika urkaga särgi, mis on võib-olla talle veits suur praegu, aga suva. Tere hommikust. On uus hommik, uus päev. Ja ma ei tea, mis kell on, aga Hugo on lasteaias. Ja meie siin beebiga teeme hommikutoimetusi. Ma joon kohvi. Sõin Nutella saia hommikusöögiks. Ma viimasel ajal räigelt Nutellat, see on nagu purkide viisi. See on kohutav, aga väga maitsev. Ja nüüd beebi siin sööb enda pudelit ja läheb varsti tudisse. Eile õhtul tal oli ikka raske olla. Tal oli nagu kehva olla, piimi püsinud sees. Ma ei tea, mingid kõhuasjad võib-olla vaevasid teda ühesõnaga, tal oli kehva olla. Ja öö oli sellepärast raske ka, et ma ikkagi põdesin. Põdesin, et äkki tal on vedeliku puudus või mingi muu jama ja ma ikkagi väga palju valvasin teda ja pakkusin talle süüa mingi, ma ei tea, kui palju kordi. Nii et raske öö oli. Hommikul ma siis üles ei ärganud. Siin viis ise Hugol lasteaeda, ma ei näinki teda hommikul ja magasin veits kauem siis tänu sellele. Nii et praegu on nagu okei olla. Aga jah, jälgin siin beebit. Praegu just sõi selle pudeli, et kuidas see talle sisse jääb, et kas ta oksendab selle välja, sest tõesti nagu puutsates oksendab välja. Ja eile tegelikult oli selline olukord ka, et ma panin ta just magama voodi peale, ise olin köögis. Ja siis kuulen, et hakkab nagu köhima. No vahest ikka tõmbab ilakurku või niimoodi, et ei ole midagi, aga siis
kuulsin, et ta hakkab nagu lämbumishääli tegema. Siis jooksin täiega kohale sinna, vaatasin, et ta oli voodis sellili, suu oli piima täis, ta oli juba kõhinud seda piima endale silmadesse, nina oli täis. Kui hirmuäratav see oli. Siis võtsin ta ruttu sealt. No nii. Võtsin ta ruttu sealt sülle. Panin nagu kõhuli käe peale ja nagu... hakkab välja tulema. Ja hakkasin siis seda selga nii-öelda patsutama või siluma ja siis tuli see piim sealt suus kõik välja. Et jah, see oli väga hirmus. No, kuidas sa tunned ennast? Enne rääkisin, et mul on olnud hirm, et on beebil vedeliku puudus. Väga rõõmustav on näha, et see on kõik täis. Jee! No nii on aeg minna Hunkole järgi lasteaeda. Nüüd siin panin beebi siia turvahälli, mõtlesin, näen talle veel pudelit enne kui minema hakkama, et tal on vist kõik tühi. Tõmbas jälle kurku endale täiega, sain jälle šoki. Õnneks on kõik hästi praegu.